No tere, mina Margus ja psühhiaater olen mina. Et väga äge teema sai tänaseks valitud, üks mu lemmikteemasid viimasel ajal. Et 40+ naised, ma mõtlen, see on kõige fantastilisemas eas naised. Ilmselt sellepärast, et mul kodus üks siuke. Aga ma räägin tegelikult rohkem ajust ja ma ütleme naistest kui sellisest hoian niisugust fookust, natuke räägime hormoonide mõjust, võib-olla arutame neid. Ma arvan, et need hormoonidega seotud aspekte vähemalt palju siin mehi on 2, on ju 98-99% publikumist teab paremini kui mina, on ju. Et kuidas need kõikumised käivad, aga ma natuke räägin lahti, mis need seosed ajuga võiksid olla. Rohkem räägin seda, kuidas mina ajutervise probleeme käsitlen ja annan niisuguse ülevaate. Võib-olla alustaks sellest, et mis te arvate, millal aju küpseks saab või millal aju valmis saab arenguetapil? No julgelt pakkuge, aga ma arvan, et õiget vastust ei ole, valet vastust ka ei ole. Ja sealt pihta, aga millal võiks neuroteadlased öelda, et aju on nüüd küps või 20+, mulle ülikoolis öeldi ka nii. Siis läks aega edasi paar aastat, siis öeldi 30, siis 35, millal see frontaalsagar valmis saab, umbes 40 viimased ajad. Okei. Nüüd teine asi, millal aju on oma kognitiivse võimekuse tipul? Mida teadus on selle kohta arvanud, mis te arvate? Milline on see elu parim iga, kus oled nagu tegija? 50, väga hästi pakutud. Vanasti pakuti 40. Siis läks natuke aega mööda, siis öeldi 60+. Et õiget vastust ei ole, ma ei tea, kus see on, aga kui ma kunagi selle peale ise juurdlesin, siis mille peale ma jõudsin, ma vaatasin, et samad tegelased uurivad seda aju küpsemist ja arengut ja nii edasi. Ja need uuringute autorid on muuseas 60-ndatesse aastatesse jõudnud. Ja siis on need arvud läinud. Aga tegelikult on nii, et ega see aju ei saagi meil ju päris küpseks ja ta on kogu aeg muutustes. Aju on oma olemuselt hästi keerukas organ, aju on hästi tundlik organ ja mina julgen väita ja mulle meeldib mõelda nii, et maailmas pole ühtegi inimest, kes on aju terve oma elukäigu vältel, kuna see aju mingit nätakaid ikka saab ja kui väga otsida ja tahta, siis igasuguse F-šifriga tegelase leiab igale inimesele tegelikult elukäigu juures ära. Küsimus ei ole tegelikult, ma arvan, me ei pea seda otsima, neid probleeme, me peame tegelikult aju mõistma, sest iga probleem ei tähenda seda, et me oleme haige. Psühhiaatri kõige suurem probleem ongi see, et me psühhiaatrid diagnoosivad erinevaid häireid, omamata igasugust objektiivset materjali selle kohta, et päriselt ajus midagi katki on või valesti on. Ütleme, kui me võtamegi erinevate haiguste diagnostilised kirjandused või kriteeriumid ette, siis me loeme sealt mingeid sümptomeid, mis on kokku klopsitud võib-olla alates kuskil 50-ndatel aastatel, millal need klassifikatsioonid tekkisid, siis tegelikult väga aru ei saadud, kuidas aju päriselt töötab. Ja loodi kokku rohkem nagu teaduslikel eesmärkidel, et inimesi saaks kuidagi moodi grupeerida ja võrrelda. Ja senimaani tegelikult psühhiaatrid niimoodi tööd teevad, peavadki tegema, me ise teen ka. Aga tegelikult võib-olla inimese seisukohast on olulisem lihtsalt seda aju mõista, et miks ta läheb vahepeal sellistesse probleemidesse, kuidas need probleemid on seotud tema ajutervisega, tema kehalise tervisega ja kõige muuga. Ja see on see, millega mina igapäevaselt siis armastan tööd teha. Et igasuguse hindamise keskses minu jaoks ongi aju, et kui ma inimest käsitlen patsiendina, ma ei, ta nimest rääkimata, aga üldiselt ma nagu ei jäta meelde sümptomeid, ma üritan ära kaardistada, kuidas aju töötab.
sellist aju terviklikkuse mudelit olen ma ütleme aastaid viljenenud ja mida aeg edasi, seda enam on ju. Et vähem mõtlen nagu diagnoosidele. Et diagnoos tuleb lõpuks panna, et ravim välja kirjutada, aga rohkem mõtlen nendele loogikatele. Nüüd ajutervise terviklik käsitlus, nii nagu mina seda mõistan ja mida ma nagu niimoodi igapäeva praktikas sisse viin, põhineb tegelikult algusest peale maja ehitamisel. Et see paralleelehitusest on üks mu lemmikuid. Et ma arvan, et see on universaalne kogu meditsiinile. Et kui nüüd mõelda inimese tervist, just heas mõistes, terviklikkust, siis me võime ette kujutada maja, aga selle tervise parandamine ei saa kunagi alata maja akende ettepanekust või katuse panekust, mis on ravimid näiteks või mingid muud ravimetoodikad või vundamendist. Et kui see vundament on loodud tugev, alustala sellele kivi plokile, mis sinna peale panna, siis see ka püsib seal. Kui vundament jätta tegemata, siis ükskõik kui hästi me seda katust sinna peale silume ja kui efektiivne see on, see varem või hiljem kukub kokku. Ehk siis sellised fundamentaalsed ajutervist toetavad või tagavad tingimused peavad alati olema täidetud. Ja kui nüüd oma praktikast näiteid tuua või meenutada, siis ma ütleks, et umbes pooltel patsientidel, keda ma käsitlen, me tegelikult piirdumegi selle vundamendi ladumisega. Et kui see väga edukalt teha, siis edasine ravi sageli muutubki ebavajalikuks. See nõuab aega, ei saa eeldada, et igaüks sellega hakkama saab, ma mõtlen patsientide seisukohast, see nõuab patsientide poolt pühendumist, see nõuab patsientide poolt vastutust ja olgem ausad ka aega ja raha. Aga lõppkokkuvõttes on see kõige toredam ja kõige ägedam asi, mida mina oma töös tegelikult näen, just selliseid tulemusi. Kui me räägime sellisest fundamentaalsetest põhimõtetest ja mis tuleb ajutervises paika panna, siis ma olen enda jaoks lahti mõtestanud 4 sellist tasandit, millega mina igapäeva töös patsientiga tööd teen. Ja need 4 tasandit ma siis vastuvõtu käigus, kui patsiendil on materjal olemas, alati nii-öelda piltlikult öeldes lahti ka joonistame. Ja iga sellel tasandil on omad tugevused, omad nõrkused ja erinevad riskifaktorid, mis need mõjutavad. Ja kõik need tasandid oma interaktiivselt seotud. Nüüd arstlikus küsimuses ja võib-olla üldse kõige tähtsam tasand nendest on bioloogiline tasand. Ehk siis see tasand, kuidas meil keha tervikuna ja aju tervikuna bioloogilises mõttes töötab. On ju, kuidas need erinevad ajupiirkondade aktiivsus on, kui on kuskil ajupiirkond liiga aktiivne, see võib tekitada haigussümptomi, kui on liiga madala aktiivsusega, samamoodi haigussümptomi, kuidas need närvivõrgustikud seal omavahel suhtlevad. See kehaline seis, on ju, et igasugune kehaline haigus on selgelt riskifaktor ajutervisele, igasugune kehaline seis peab olema balansseeritud ennem, kui me ajuga hakkame tegelema. Ja eeskätt me räägime siin tegelikult hormoonidest ja natukene pärast siis räägime täpsemalt lahti, kuidas erinevad hormoonid võiks seda ajutegevust siis positiivses või negatiivses suunas liigutada. Ehk siis niisugune bioloogiline tasand. Et see tuleb ära kaardistada ja siis hakkame sellega tööd tegema. Siis pea sama tähtis on selline psühholoogiline tasand. Ja psühholoogilise tasandi all mõtlen mina seda, kuidas inimene aru saab, mis on ta probleemid. Mis on ta eripära, mis on ta iseloom, mis on tema tugevused ja mis on tema nõrkused. Ja see ehk siis psühholoogiline minapilt. Ehk siis see on see, mis tuleb tegelikult esmase vastuvõtu lõpuks või järgmiseks kohtumiseks patsiendil selgeks saada. Sest see on see töö, millega saame edasi tegema hakata. Inimene saab aru,
kust probleemid tulevad ja mida ta teha saab, siis saab edasi hakata tööd tegema. Siia hulka, psühholoogilise tasandi hulka käivad loomulikult ka erinevad psühholoogilised riskifaktorid, mis seda mõjutavad ja see on juba töö, mida siis inimene kitsamalt hakkab tegema psühholoogi või psühhoterapeudi või kogemusnõustajaga, et selline psühholoogilise tasandi töö, aga esimene selline samm on arusaadavalt selgeks teha, mis on see mina. Ja siis on loomulikult sotsiaalne tasand ehk siis ütleme kitsamas mõttes kõik niisugused lähisuhted, mis võiks olla meile ajutervise jaoks toetavad ja mis ongi toetavad. Aga siin on veel üks oluline aspekt, mis põhineb minapildil, mida me sageli patsientidega laiali joonistame, on see, et kui palju sul sotsiaalsust üldse on vaja. Ja see on väga individuaalne, see sõltub sellisest eripäradest iseloomust ja vastavalt sellele saab ka mingid soovitused jagada. Kui inimese töö on väga sotsiaalselt aktiivne, teeme arsti tööd, päevas on 15 patsienti ja mu aju on väga tundlik. Selline sotsiaalne suhtlemine meid tohutult väsitab. Siis ei ole mõtet õhtul minna rahustaval eesmärgil või ajaveetmise eesmärgil mingis situatsiooni, kus on veel kord seda sotsiaalset pinget väga suur. Ma arvan, et enamus, kes meil sellist tüüpi aju on, see teab, et õhtul ma tahaks pigem koju minna, lugeda raamatut, vaadata telekat ja need ongi need asjad, mis patsiendiga ka tuleb selgeks arutada, et kui on selline nii-öelda inglise keeles on selline termin nagu emotional meltdown, et kui sellele kalduvusega aju on, mis väsib sellisest sotsiaalsest survest, siis tasub õhtul tõmmata aju tundlikkusega seotud nii-öelda filtrid puhtaks läbi väheste signaalide. Ja kõige efektiivsem sellisel juhul on liikumine vabas keskkonnas, signaali vabas keskkonnas ehk siis metsas, looduses, mida iganes, kõige tõhusam. Ja vastupidi, inimesed, tänapäeval tuleb ka järjest rohkem selliseid, kellel tööalaselt puudubki päevane sotsiaalne aktiivsus. Hea näide siin COVID ajal, mis juhtus, inimesed jäid koju, ainuke sõber oli arvuti, teevad arvuti taga tööd, kaugtööd, IT-ettevõtjad või IT-mehed kõige rohkem on kodukontoris, suhtlemist vähe, arvuti, kohvitass ja see ongi kõik. Ja nendega siis leida tegelikult see väljund, et kui töö on ikkagi selline, mis ei toeta seda, et ta siis õhtusel ajal saaks rohkem seda sotsiaalset aktiivsust. Et need selliste sotsiaalsete komponentide balansseerimine. Ja viimane tasand, millega me tööd teeme, on siis nii-öelda spirituaalne tasand, mida mina nimetan tegelikult eesmärgi tasandiks. Ja see pärineb sellest, et kui nüüd natuke vaadata ajutervise statistikat, siis selgelt on religioon ajutervise kaitsev faktor. Religioossuse olemasolu kaitseb meid ajutervist. Ja religiooni mõte nagu ajutervise osas on see, et inimesel on mingi kuuluvustunne. Tal on eesmärk, ta on kogu aeg see eesmärk, see on sünnist surmani, kui ta on kuulunud kuhugi, tal on see olemas. Et mingi päästerõngas on kogu aeg. Ja see on see töö, et inimesel leida mingid väljundid, need eesmärgid, sest kuhugi suunas on vaja liikuda. Ajul on vaja sellist drive'ivat jõudu. Ja kui mõelda natukene aju tervise riskiakendele, millal meil elukaares aju rohkem haavatav on, me jätame need bioloogilised asjad praegu kõrvale, aga kui me räägime spirituaalselt tasandil, see on selgelt, võib statistikast välja tuua 4 peamist akent. Üks on esimene eesmärgi kriis või eksistentsialistlik kriis, gümnaasiumi lõpp, ülikooli algus või iseseisva elu algus, kas ma tegin õige otsuse, mida ma edasi pean tegema, milline on see õige suund minul. Tekib selline eksistentsialistlik kriis, eesmärgid lähevad häguseks, ajutervise risk ja vaimse tervise probleemide intensiivindumine või vallandumine hüppeliselt kasvab. Siis mõne aasta jooksul see 20. keskpaigast taandub, tasakaalustub, siis uus piik tuleb kuskil 30. alguses. Ja see langeb tavaliselt kokku selle ajaga, kui inimene on 5-10 aastat tööd teinud, kas ma nüüd olen oma õigel töökohal, tegelikult tahaks nagu edasi arendada,
ei tea kuhu, sellised tööalased eesmärgid lähevad hägusaks, siis tulevad juurde igasugused suhteasjad, kas mees-naine kõrval on ikkagi mulle see õige, millal ta ometi mulle lapsed teeb ja nii edasi. Et uued eesmärkide hägustumine, uus siuke riskide või ajutervisega seotud probleemid intensiivistumise periood. Nüüd kolmas periood, see on kõige ägedam periood, vähemalt naistel langeb kokku, naistel langeb selle hormonaalse riskiperioodiga, millest kohe räägime, aga ütleme, spirituaalses mõistes langeb see kokku keskeaga. Et siis kui on justkui kõik saavutatud, on ju. Et saavutatud tööalaselt, lapsed on pesast väljas või vähemalt ei vaja enam tagumikku pühkimist igapäevaselt, et saavad iseseisvalt hakkama. Elus kaovad eesmärgid ja see on see keskiga, miks ja see selgitab seda, miks kiputakse selles vanuses otsima armukesi ja tegema igasugused lolle otsuseid. Sellepärast, et ajul on vaja mingit naudingutunnet, et muud asjad ei paku ja eesmärgid hägustuvad ja aju on jälle riski all. Järgmine siuke periood, kus siis nii mehi kui ka tegelikult eriti naisi pöördub rohkem ajutervise probleemidega vastuvõttudele. Ja viimane aken on eesmärgi või spirituaalsel tasandil ka väga lihtne ja loogiline, see on pensioniiga. Et kui siuke ühiskondlik väärtus inimesel nagu kaob, ta eesmärgid hägustuvad, mida ma nüüd lõpuks teen ja ajutervisel on see kõva risk ja sealt veel tuleb sisse selline ajutervise vanusega seotud risk. Et siuke 4 akent on ju, mida siis ajutervise käsitlusel on mõistlik mõista. Et ühelt poolt me saame siis loogilise selguse, miks mingid vaimse tervise probleemid tekkisid, aga tegelikult hakkavad ka lahendused kooruma, kui me hakkame leidma lahendusi, hakkame leidma eesmärke. Et see loomulikult ei näe välja nii, et inimene istub koju paberi taha ja hakkab eesmärke sõnastama. Nii mõniga on mul proovinud niimoodi teha, mõnel on see õnnestunud, aga tõenäoliselt see ei ole mõistlik. Aga see on see, millest me peame arutama, et kui patsient saab aru, et see on praegu hetkel probleemiks, küll tal hakkavad lahendused tulema. Et need on siis need 4 põhilist tasandit, mille me katsume ära kaardistada. Vastuvõtu käigus, lisaks sellise üldisele psühhiaatrilisele ja meditsiinilisele lähenemisele, et mitte pelgalt selline kliiniline alamees ja psüühiline seisund ja psühhiaatriline diagnoos, vaid tegelikult psühhiaatri töö hõlmab kõiki neid tasandeid ja erinevaid arenguetappe, elukorralduslikke faktoreid, iseloomuomaduste kaardistamist ja nüüd viimastel aastatel on väga jõudsalt maailmas sisse söönud selline päriselt aju mõõtmise metoodikad. Et me päriselt mõõdame, kuidas aju funktsioon aset leiab ja kuidas see on korreleerunud inimese eripärade ja raskustega. Et ma mõne aja pärast ühte sellist uuringut ka põgusalt tutvustan. Nii. Nüüd ülioluline, nagu arste on üldse õpetatud ja psühholoogi ja kõiki inimeste aitajad on õpetatud nägema probleeme ja otsima probleeme, siis natuke tuleb seda ikkagi teha ka ja otsida need võimalikud riskifaktorid ja riskifaktorite juures mina pean oluliseks need väga selgelt omavahel eristada. Et eristada mittemuudetavad riskifaktorid, mille me kaardistame ära ja jätame rahule. Siia hulka käib vanus, me teame, et vanus on ajutervise riskifaktor, mida vanem on inimene, seda suurem on risk, seda väiksem on aju kompensatoorne võimekus. Meil on pärilikkus, on ju, enamus ajutervise probleeme, psüühikahäireid on selge pärilikkusega, me räägime bipolaarsest häirest, skisofreeniast, ATH-st või teistest neuroarengulistest eripäradest, et väga tugev pärilikkuse komponent, aga seda me muuta ei saa. Et me kaardistame ära, me saame selle selgeks, aga jätame ta sinna paika. Samamoodi mõnikord, et psühholoogiline stress, mis on iseenesest muudetav riskifaktor, mõnikord, kui see traumaatilisus lapsepõlves on väga tugev ja inimesed kipuvad sellesse väga kinni jääma, see on täitsa inimlik. Kui mul on midagi viga
ja ma arvan, et midagi on seda põhjustanud, siis ma fikseerun sellele ja üritan seda parandada, aga alati see ei ole mõistlik. Et kui aju ei tööta, aju selline fundamentaalne funktsionaarne võimekus on madal, ehk siis kumm on tühi, siis sageli ei tule sellega toime ja siis tasub ta maha rahule jätta. Et jätame sinna paika ja kui kumm on täis, me oleme võimelised, siis võib-olla lahendame selle olukorra ära. Siis muudetavad riskifaktorid, millega me igapäevaselt tegeleme, loomulikult kehalised haigused, need peavad olema fikseeritud, mida haigem on keha, seda haigem on aju. Ja eriti rõhku psühhiaatrilises kontekstis paneme südame-veresoonkonna haigustele, diabeetile ja igasugustele põletikulistele haigustele. Ja põletik ja ajutervis on, ütleme, viimase kümnendi selline märksõna ja ütleme, igasugused põletiku vastased lähenemised meeleoluhäirete ravis on tegelikult väga olulisel kohal. Hormoonid, nii suguhormoonid kui kilpnäärmehormoonid, väga olulised mõjurid ja riskifaktorid, kui nad on paigast ära. Loomulikult ajuga otseselt seotud küsimused. Siis toksiinid, mis on huvitav teema, eriti tänapäeval. Ma ei räägi siin toksiinidest kui sellest, mis me sisse joome ja nina kaudu sisse tõmbame, ehk siis narkootilistest ainetest või psühhoaktiivsetest ainetest, aga veelgi enam, et kuhu me oleme jõudnud, on igasugused keskkonnatoksiinid. Et mul enda kogemusest on üks hästi keerukas patsient olnud aastaid minu juures käinud, väga ebamääraste, väga segase sükse sümptomaatika ja kirju problemaatikaga ja proovitud ühte, teist ja kolmandat ja lõppkokkuvõttes ühe funktsionaalse meditsiini arsti kaudu saime kuskil Šveitsis või kuskil väljamaal teha talle väga niisugused kaasaegsed analüüsid. Ja mis sealt selgus oli see, et tal oli mingine hallitusele vastu tekkinud kehas reaktsioon. Nii, uuriti, mis see põhjus on, selgus, et toas midagi hallitab kuskil nurgas. Ja omand tähelepanu. Lahendas olukorra ära, läks mõned kuud mööda, enamus kaebused taandusid. Et täitsa uskumatu lugu minu jaoks, mida algul uskuda ei tahtnud, aga näed, oli. Ja nüüd tänapäeval on meil igasuguseid huvitavaid teadusuuringuid sellekohaste faktorite kohta. Rääkimata igasugustest muudest võimalikest toksiinidest. Et mängivad mõnikord olulist rolli, et kui me jääme jänni, siis tasub ära kaardistada ja vaadata ja mõelda nendele asjadele. Nii. Nüüd miks vanuses 40 pluss naised eriti riski all on? Üks on see sama eesmärgid, millest ma rääkisin, et eesmärgid ägustuvad, mis on niisuguse spirituaalse või eesmärgi hoidmiseks olulised. Ja teine, mida me ka teame, on hormonaalse kaitse vähenemine ajule. Ja tegelikkuses leiab see aset veelgi varem kui 40-selt ja need muutused, nagu te teate, väga niimoodi päeva pealt ei teki ja salagavalt nad lähevad ja üha enam tegelikult on meil andmeid selle kohta, kuidas nad päriselt mõjutavad. Et suhteliselt lihtne on siis, kui see asi ei tööta ja millised sümptomid siis on. Magada ei saa, on kuuma hood ja kõik ja totaalne ajuudu on ju. Ja siis on nagu asi selge, aga sellele eelneb 10 aastat niisugust segasust ja ebamäärasust. See võib anda sümptomeid, võib tekitada raskusi, aga seda ei ole osatud nii väga seostada hormonaalse mõjuga ajule. Nüüd tegelikult ajude tegevust mõjutavad kõik suguhormoonid ja nii testosteroon, naistel vähesemal määral, aga selgelt on testosterooni kõikumised ka naistel seotud meeleolu kõikumistega, eriti nooremas eas. 35-ndast
eluaastast hakkab tasapisi langema progesteroon. Kui nüüd progesterooni mõju ajule mõelda, siis progesteroon oma toimelt ajule on rahusti. Ta mõjub oma metaboliidi kaudu aju sellises rahustava mediaatorsüsteemi kaudu, ehk siis GABA B või GABA A retseptorite kaudu progesteroon. Ja kui selle mõju jääb vähesemaks, see on aju ärevam. Ja kui aju on ärevam, siis ta on tundlikum. Ja eeskält tegelikult selle progesterooni mõjule on tundlikud somatosensoorsed koorealad ja parempoolne prefrontaalne koor. Ja no ütleme, see langus siis nendes piirkondades düsbalanssi selle aju ajab. Mis progesterooni seisukohast veel oluline võib-olla on, siis kirjeldatakse sellist fenomena nagu progesterooni tundlikkuse fenomen. Ehk siis, et progesterooni mõju teatud tüüpi ajul on vastupidine ja need kõikumised viivad inimese veel rohkem balansist välja. Ehk siis, et progesterooni tõus peaks mõjutama rahulikult, aga mõnda inimest ei mõjuta. Ja ise eriti oluliseks peetakse seda fenomeni närvisüsteemi arengulistel eripäradel, autism, ATH. Ja kui me võtame ATH patsiendid või autistlikud patsiendid, siis ma oma seisukohast võiks öelda, et neil kõigil on hormooniprobleemid, hormonaalsed probleemid, enamus naistel on madal raud ja enamus naistel on ka migreen. Nii et need on 3 sellist seisundit, mis sellise närvisüsteemi arengulise eripäraga käib kaasas ja tõenäoliselt võib põhjus olla sellest progesterooni düsbalansseeritud tundlikkusest. Nüüd teine hormoon, mis siis hakkab natukese hiljem oma kaitset kaotama, on östrogeen ja östrogeeni roll ajus on tegelikult laialdasem kui progesteroonil, aga iseäranis tähtis on ta meie prefrontaalkoore aktiveerimisel ja östrogeenist östrogeeni langus viib kõigi neuromediaatorite languseni, dopamiin, serotoniin, noradrenaliin. Ja kui me aju funktsionaalsest seisukohast ütleme või räägime, siis prefrontaalse koore aktiivsuse languseni. Ja see omakorda viib eeskätt täidesaatvate funktsioonide raskusel tähelepanu, planeerimisvõime, otsustusvõime, ehk siis kui see langus on suhteliselt järsk, mida naised kirjeldavad, on aju udu, meeleolu regulatsiooniga seotud probleemidele ja impulsi kontrolli raskendatusele. Ja kui need muutused järsult aset leiavad nooremas eas, siis naine õpib sellega toime tulema, aga kui ta tasapisi hakkab seal langema kuskil 40-ndates, siis on väga palju seda ebamäärasust. Et aju tegelikult ei tööta nii hästi ja sealt need kaebused tulevad. Ja meie, ütleme, käsitluse rõhk ajutervises peab olema sellele, et see hormonaalsüsteem saab olla tasakaalustatud. Ja sealt tulevad need aju või hormonaalset süsteemi toetavad igapäevased võtted ka ajutervise ravimisel. Et iga eratreener või personaaltreener, mis on tänapäeval väga sihuke pop valdkond, on ju iga teine inimene on peaaegu personaaltreener, kes spordiga natuke tegelenud on. Aga sellepärast ongi lihastreeningut vaja teha. Sellepärast ongi vaja vähendada süsivesikute osakaalu, nii-öelda põletikutoidu osakaalu, et toetada seda hormonaalset süsteemi ja aju korraga. Illustreerides üks kena ajupilt, mulle tohutult meeldivad igasugused sellised teadusuuringud, kus osatakse pilte värvida ja siin näed, kui värviline on ajupilt sõltuvalt hormoonidest, loomulikult ta päris nii ei ole, aga selged muutused on teadusuuringute põhjal näidatud nii aju teatud piirkondade struktuuris kui ka metabolismis.
et see oli siis veel ütleme riskifaktor, millega peab tegelema ja nüüd ütleme ajutervise tervikliku seisukohast me hindamegi kõike riski, mis need bioloogilist, psühholoogilist, sotsiaalset ja spirituaalset tasandit mõjutavad. Nüüd teine pool, mis loomulikult igapäevapraktikas inimestel on palju lihtsam, praktilisem ja elementaarsem, mida me saame mõjutada, on ajutervist tugevdavad faktorid. Et erinevad lähenemised, mis toetavad, et aju töötaks paremini. Ja ütleme psühhiaatris viimase 5 aasta selline väga kuum sõna on elustiili psühhiaatria. Me oleme jõudnud tagasi sinna, kus oli aastakümneid tagasi räägitud, et elustiili faktorite ehk siis isikupärastatud toimetulekufaktorite integreerimisel vaimse tervise ravisse. Nüüd natuke teadusartikleid näidates, et kui olulised need erinevad faktorid võivad olla, jälle sellised toredad uuringud, natuke statistikat, kuskil numbrid kokku löödud, aga selge roll on leitud näiteks liikumisel, toitumisel ja unel, nii võib-olla aju tundlikkusega seotud ärevushäiretel, depressiivsete häirete preventsioonil ja ravilisel kui ka närvisüsteemi arenguliste eripärade, aga ka tegelikult bipolaarse häire tulemuslikus ennetamises ja ravis. Nii et nad mängivad olulist rolli. Kuidas nad mõjuvad? 3 olulist aspekti, kuidas üldiselt ajutervise faktorid mõjuvad, millest me psühhiaatris räägime. Üks on neurotroofilisus, ehk me paneme aju paremini tööle, muudame aju plastilisemaks, aju erinevad piirkonnad koostöö paremaks. Teine suund on siis see põletikuline suund, et me elustiili faktoritega vähendame põletikulist reaktsiooni kogu kehas. Ja kui ajus meil on mingi düsbalanss, ükskõik mis see on see mingi aktiivsuse muutus ühes või teises ajupiirkonnas, sellega kaasneb alati peaaegu selline low-grade inflammation, kerge põletikuline reaktsioon ajus ja selline põletikuvastasel hüpoteesil me tegelikult aju tegevus paraneb. Ja kolmas suund, mida siis teadus uurib ja kust siis üritatakse need mehhanistlikke seoseid leida, on see epigeneetiline suund, et kuidas need geenid lõppkokkuvõttes formeeruvad organismi toimivateks klotsideks või kivikesteks. Nüüd minu kogemust mööda ja praktikat mööda, kõige tõhusam aju tugevdamise viis on tegelikult liikumine. Ja seda on juba räägitud nii palju, kui inimkond on natukene tervist uurinud, on ju Hippokrates, Budalt omad väljaütlemised, aga need president Kennedy on füüsilise aktiivsuse kohta ja liikumise kohta võlusõnad öelnud, et kuidas mina mõistan liikumise mõjuvale ajule, see on 2 aspekti. Üks on see vahetu tegevus, et kui me liigutame, siis me aktiveerime väga palju erinevaid ajupiirkondi. Ja kui me räägime psühhiaatriast või psüühilistest sümptomitest, siis iga psüühilise sümptomi taga on mingi aju funktsionaalne eripära. On mingi tõusnud, langenud, mida iganes, mingi funktsioon kuskil. Ja kui me aktiveerime korraga väga paljusid erinevaid ajupiirkondi, me tasakaalustame sellega ajutegevuse. See on selline vahetu toime. Et mida me kõik trennis kogeme, et lähme peale tööd trenni, juhe jumala koos, üldse ei viitsi minna, lähed, jooksed natuke või teed midagi, tohutu energia tuleb sisse. Et pea saab kohe mõtetest vabaks. Et tegelikult selle taga on see, et me aktiveerime korraga väga paljud ajupiirkondid, see tasakaalustab ajutegevuse ära. Umbes samasugune efekt on meditatsioonil või mindfulnessil, mis tegelikult tasakaalustab ka kohe väga kiirelt erinevad ajupiirkonnad ära. Et üks pool on see, teine on siis see pikaajaline mõju, mis siis põhineb erinevate ajupiirkondade sihukese neuroplastilisuse parandamisel ja just selliste liikumisele
tundlikes ajupiirkondades nagu prefrontaalne koor peamiselt, mis siis meie väga paljude erinevate psüühiliste sümptomite taga seisab. Et niisugune vahetu, kiire füsioloogiline mõju ja teiseks siis niisugune pikaajaline regulaarse treenimise, nii-öelda ajurakkude treenimise toime ja seetõttu liikumine on äärmiselt efektiivne ajutervise tugevdaja. Et me võime teadusmaailmas nagu siis uuritakse antud valdkonnas, et milline liikumine siis kõige parem on, kas selline tavaline kehaline aktiivsus nagu see, et ma tatsan siin tund aega teie ees, võib olla, kui iga päev seda teha, siis on regulaarne kehaline aktiivsus tagatud. Või treening, mis on siis sihipäratud tegevus oma tervise tugevdamiseks või siis sport, millele on lisatud lihtsalt treeningule mingi tulemus, mille eesmärgi poole minna. Et ega keegi ei tea, mis see kõige parem on, tõenäoliselt üleliigne sport ei ole mõistlik, ma arvan, aga teiste kohta on loed ühte uuringut, üks ütleb ühte, teine ütleb teist, et lõppkokkuvõttes minu arvates pole vahet, peaasi, et sa teed asja, mis on äge. Ajul on seda äge ja sa teed seda regulaarselt. Kehalisel aktiivsusel, nii nagu ma rääkisin, füsioloogiline mõju on, selgelt on tal psühholoogiline mõju, me saame enesekindlust sellega, tal on sotsiaalne mõju, et me ühelt poolt kas siis metsas joostes vähendame oma tundlikkuse või filtritega seotud ajupiirkondade nii-öelda sellise filtri, või siis sotsialiseerume selleks, et sotsialiseeruda on vaja. Et mul mõne kuu eest käis üks fantastiline 17-aastane ATH diagnoosiga kutt vastuvõtul ja temaga siis me kaardistame ka neid kõiki asju ära ja jõudsime siis kehalise aktiivsuseni ja siis ta ütles, et tema lemmikkehaline aktiivsus on jõusaalis käimine. Siis me arutasime, aga miks see talle hea on. Ta on fantastiline tüüp, tema, nagu need ATH-d on ju väga nutikad ja leidlikud, ta ütles 3 asja pärast. Üks on see, et ma teen trenni, ma saan tugevamaks, ma tunnen ennast hästi. Teine on see, et ma räägin sõpradega, ma sotsialiseerun ja 3. asi. Mis üks 17-aastane kutt, mis te arvate, võis olla? Füüsiline aktiivsus, sõbrad ja 3. Naised. Üli terav kutt. Ajul on vaja naudingut ja igasuguse aktiivsuse juurutamisel on nauding võtmetähtsusega. Kui tegevus ei meeldi, siis ära tee, sest sa püsi seal. Proovi ära, kui ei meeldi, pole mõtet, leia mingi uu tegevus. Et meil ei ole kõige paremat kehalise aktiivsuse vormi universaalselt, aga meil on parim vorm igale ühele endale ja see parim vorm on see, mis pakub naudingut. See on ülitähtis asi. Kui meeldib tüdrukuid vaadata, mine käi jõusaalis. Fantastilised poisid veel. Ma arvan, et poiss on rohkem ja isegi uhkemad. Mõned teadusartiklid, millest ma ei viitsi ümber jutustada, kui tähtis ja kasulik on kehaline aktiivsus ajule. Kui targaks ta meid teeb, ega ükski kehaline aktiivsus ei tee targaks. Aga mida ma oma noorukitele ütlen, et kui tahad koolis hästi õppida, siis tuleb trennis käia. Ma ütlen neile, et ma olen vist meedias seda ka korduvalt öelnud, et koolis on üks kasulik tund, see on kehaline kasvatus. Miks? Ega seal targaks ei saa, aga see info, mida sa oled ajule andnud, need teadmised, need infobaidid või kuidas nende kohta öelda, see info hulk, see tuleb õigesse kohta raputada. Ja liikumine on see, mis seda raputab. Ja seda kinnitavad ka natuke keerulisemas sõnastuses päris mitmed teadusuuringud. Loomulikult on uuritud, kui ägedalt kasulik on liikumine ajule, jälle ilusad kollased ja sinised pildid, kuidas liikumisele tundlikumates ajupiirkondades ajustruktuur paraneb,
kuidas aju funktsioon paraneb neurofunktsionaalsetes uuringutes ja kuidas see on seotud erinevate neuropsühholoogiliste võimetega. Et need seosed on väga selged ja väga veenvad. Et noh, keegi ei kahtle selles, kui et füüsiline aktiivsus ja regulaarne liikumine on ajule vajalik. Nüüd vähem on uuritud lihastreeningu mõju ja no, pean oluliseks seda siin nagu sisse tuua. Miks lihastreeningu mõju on vähem uuritud, sellepärast meil pole markerit, väga head võrdlusgrupp, väga lihtne ei ole võrdlusgruppe teha. Et noh, kui me räägime aeroobsest võimekusest, see on väga lihtne, et inimesed jooksulindile või metsa jooksma pulsikell käe peale, selle pulsiga 30 minutit mõõdame, võrdleme. Nüüd lihastreeningul, noh, meil ei ole niisugust head võrdlusmomenti. Ja selle tõttu on ka tõenäoliselt neid uuringuid vähem. Aga arvatakse, et noh, see mõju võiks olla analoogne. Nüüd selgelt on leitud kahes nagu grupis teadusuuringutes mõju on just perimenopausis naised ja vanemaealistel. Ja noh, vanemaealistel võib-olla, et mul naine on füsioterapeut ja tema kogu aeg raiub seda, et lihastreeningut tuleb teha sellepärast, et 70-aastaselt poti pealt püsti saaks. Et no, eks tal on tõde sees, aga mida lihastreeninguga tegelikult ajus, mis paraneb, on aju valgeaine. Ja valgeaine hulk, teadusuuringud näitavad, ja valgeaine hulk tegelikult, noh, me mõtleme, milleks see on müeliinkiht närvidel ja ajus ja nii edasi. Tegelikult valgeainel on tohutu mõju kogu selle aju tasakaalu harmoonia loomisel. Ja tõenäoliselt omab see just märgilist rolli jõutreeningu mõjul ajutegevusele. Et siin üks jälle mingist kuskilt uuringust mingid viited, neid saate kodus vaadata, kui palju on vaja teha, siis üks viide uuringule, mida psühholoogid tõenäoliselt ei armasta, et jõutreening on tõenäoliselt oluliselt efektiivsem ajule kui nende igasugused võimlemised psühholoogiliste trikkidega. Mitte, et nad oleks vähetähtsad, väga olulised on, aga see uuring pigem näitab seda, et jõutreening on ka väga oluline. Ja noh, ütleme, lihasjõudlust kasutatakse noh, näiteks Rootsis kognitiivse tagasilangusega seotud aju probleemide ühe markeri. Üks oluline aspekt, kui tuleme sinna tagasi naudingu tunde juurde, et noh, kus siis see sport kõige parem on ja noh, tegelikult tõenäoliselt roheluses metsas, selles signaalivabas keskkonnas jooksmine on tõenäoliselt parem kui klapid peas jõusaalis jooksulindil. Et noh, igal võimalusel tasub minna sinna, kus inimene tuli. Et nagu ma jälle igapäevaselt patsientidele rõhutan, et kui tunned ennast sitasti, siis tuleb minna metsa. Et inimene peab minema sinna, kus ta tuli. Inimene ei ole loodud selleks, inimese aju pole loodud olema toas arvuti taga, suhtlema nii paljude inimestega, tegema nii palju asju korraga. Aju on loodud ikkagi selleks, et ellu jääda ja liikuda looduses. Ja kui on kehv olla, siis tuleb minna. Et ma käisin üks kuu aega tagasi, käisin esimest korda elus, kuidas need asjad olid, räätsad vist. Räätsa matkal väikse seltskonnaga ja selle seltskonnas oli üks igavesti äge veterinaar. Ja tema hästi siuke loodussõber inimene ja ta ütles, et tal on töölaua sahtlis A4-le välja printitud 2 sõna. Et 2 sõna olid mine metsa. Ta ütles, et ta julgeb need kabinetis seina peale panna, sest muidu patsiendid arvavad, et nendele on see öeldud. Aga ta ütles, et ma teen iga kord, kui üks kassiomanik mind närvi ajab, mida kõike tema kassikesega on vaja teha ja ma tunnen ennast halvasti, ma tõmban sahtli lahti, vaatan seda silti ja ma tean, mida teha peale tööd. Et ta kasutas seda ja no, fantastiline.
väga tugev, väga eripärane mõju on sellel loodusel olemas. Ja noh, ega jälle ei maksa ju keeruliseks asja ajada, nagu ma enne ütlesin, et inimene peab minema sinna samma, kus ta tulnud on. Et aju pole loodud, ajul ei oleks probleeme, kui ühiskond nii haige ei oleks. Nii on. On asju, mida me saame muuta, on asju, mida me muuta ei saa. Ja seda me saame kõik teha, et kui tunneme ennast kehvasti, siis lähme teeme ühe väikse treeningu looduses. Nii, hüppaks järgmiste teemade peale. Uni, kõigi lemmik. Unel on nii palju olulisi rolle, võtad uneteadlaste jutud ette, siis mida kõike seal vaja on. Nüüd ütleme psühhiaatrilises kontekstis, kui me räägime ennetamisest, siis peab uni olema paigas. Kui me räägime ravist, siis peab uni olema paigas. Uni on universaalne sümptom, mis peaaegu iga psüühikahäirega läheb paigast ära. Kas seda jääb liiga väheks või tekib liiga paljuks? Ja uni peab olema esimene asi, mida me ravi käigus paika saame. Ja kõik unele suudatud tegevused ajutervise parandamisel, ennetamisel on ülitähtsad. Alustades unehügieenist kui unele suunatud võtetest. Pikemalt ma sel teemal ei räägi, pärast natuke räägime või me kuuleme natuke nendest lahendustest, mis seda und võiks toetada. Ma räägin oma lemmiktegevustest jälle. Mediteerimine, fantastiline. Kõlab igavalt ja tüütult. 10 aastat tagasi ma mõtlesin täiesti bluff, et miks peaks aega raiskama siukse tegevuse peale, kui me lõpuks ise enda peale ära proovisin, mis see päris mediteerimine on. See oli fenomenaalne kogemus. Et mediteerimisel on, nagu ma enne ütlesin, ajule väga tugev mõju. Et siin üks näide ühest Prantsuse mungast, kellele pandi pähe, nagu näete, elektroode. Tehti põhjalik EEG, vaadati, mis ajus toimub meditatsiooni käigus. Aju oli niisugune koomalaadses seisundis. Väga stabiilne. Et meditatsiooni käigus me korraga tasakaalustame kõigi ajupiirkondade aktiivsusega. Aju saab sellega nagu puhastatud ja sellel põhineb tema fantastiline toime. Teadusuuringud näitavad jälle igasugused kollaseid siniseid ringikesi erinevates ajupiirkondades, mis on seotud täidesaatvate funktsioonidega, mäluga, emotsionaalse regulatsioonikeskuse ja vaikoleku võrgustiku. Ülioluline. Üli hästi töötab ja kui selline meditatsioonitehnikad endale selgeks teha, siis on väga lihtne neid rakendada. Mina aastaid tagasi rakendasin, ma olen muidu siuke spordifänn ja igal võimalusel panen tossud jalga, siit lähen ka otse jooksma. Aga kui ma mingi aeg ei saanud tervise tõttu liikuda, trauma tõttu, siis ma õppisin ära meditatsiooni. Iga tööpäeva lõpus ma mediteerisin mingi aeg. Üliäge oli. Pea kohe selgeks. Ja siis vaatasin, et kuramas küll, et 45 minti raiska iga õhtu selle peale ära, et kurat peab olema lihtsam tee. Ja siis ma avastasin, et seda saab väga lihtsalt teha, kui seda oskad rongis. Et ma käisin rongiga tööl, läksin rongi, istusin maha, 2 minutit mediteerisin, kergelt, täiesti automaatselt, pea selge, põmm edasi. Et üliefektiivne metoodika ja see on see, mida me ka patsientidel näeme, me kasutame meditatiivseid võtteid väga erinevate probleemide korral, ATH ajule väga kasulik, tundlikule ajule, kõik need autistlikud, neuroarengulised eripärad, sõltlaste töös me kasutame meditatsioonitehnikaid väga jõuliselt ja efektiivselt. Ülilihtne asi, kui lõpuks selgeks saada. Algul on õppimine raske, aga üliefektiivne. Meditatsioonile on võib-olla uuem, kaasaegsem ja lihtsam lähenemine nagu mindfulness või teadveloleku harjutused. Väga lihtsad, aga põhimõte ajul on umbes sama. Et väga mõistlikud tehnikad, mida inimesele saab soovitada ja mida ta julgelt rakendada saab.
Nüüd toitumise roll, noh, toitumine on niisugune teema, mida mina oma karjääri jooksul 20 aasta jooksul olen kuulnud nii ja naa ja kolmandat pidi, kui tähtis see on ja millised õiged soovitused on tervisele. Noh, mina vaatan väga aju vaatest ja oma soovitusi ka patsientidele saan öelda, kuidas ta ajule mõjub. Ma ei julge kogu toitumise temaatikat arvustada ja enda peale võtta. Et noh, ühelt poolt on vaja ajule regulaarsust, et ajul on vaja seda kütet, ta peab energiat saama. Nüüd aju mõistes see regulaarsus tähendab seda, et see oleks päriselt regulaarne, mitte selline kiire regulaarsus, ehk näiteks süsivesikud ei ole, kiired süsivesikud ei ole mõistlik aju toit. Seepärast kiirelt kasutatakse ära, kiirelt tekib vaakum ja see tekitab ajus, soodustab põletikulist reaktsiooni, soodustab ebastabiilsust. Et ajul pigem anda niisugust tasakaalustatud, regulaarset, pikaajalise mõju toitu. Loomulikult on erinevad toitainete roll, no siis tänapäeval räägivad kõik mikrobiomi mõjust. See on üks igavesti äge teema, ma olen mõne mikrobiomi teadlasega rääkinud ja olen nende käest siiralt küsinud, et kuule, et jagate ka midagi sellest teemast. Et kunagi arvasin, et jagasime, hakkasime sisse minema, siis nüüd ei jaga mitte midagi. Et noh, see on nii keeruline valdkond, me kõik teame, et see on oluline, aga tegelikult me veel ei tea, kuidas see on oluline. Aga mingit rolli ta selgelt omab. Nii et eks aeg annab aru, mis sealt tuleb. Nüüd, mis on ajule kasulik toit, ma olen siia enda lemmikud välja toonud, mida mulle endale meeldib süüa. Minu iga hommik algab minule sellega, et ma söön toorest kala, avokaadot ja on matša teed. See on aamen kirikus, mul ühtegi hommikut pole olnud mitme aasta jooksul. Et mina pean seda kõige olulisemaks. Sellepärast, et omega-3 rasvhaped, mis on ajule kasulikud, on hästi tundlikud töötlemisele, oksudeerumisele. Kui me kasutame omega-3 toidulisandeid, siis nad peavad olema of high quality, ehk siis, et nad ei rääsuks seal. Ja ütleme, kaela töötlemisel on see sama, et me tegelikult ragundame need omega-3 rasvhappeid ära. Mitte, et see halb oleks töödeldud kala, aga kasulikum on toores kala. See on teaduslik seletus. Praktilisem on seletus või vastus on see, et mulle maitseb. Ja siis igasugused toredaid asju peaks vältima aju tervise seisukohast, mis omab kindlasti rolli. Ja võib-olla nüüd ütleme töödeldud toidu kohta, kui ma hiljuti lugesin, mis on noorte tervise 4 riskifaktorit, mida teadus ütleb, igasugused toredad uuringud, siis need 4, ma ei tea, võib-olla olete ka lugenud. Üks oli see, et on kehvad suhted, no shit, on ju. Et kõik me teame, et kui vanemad tülitsevad, siis lapsele see hästi ei mõju. Siis nutiseadmed, tänapäeval on nutiseadmed kõigest süüdi. Siis oli midagi veel ja siis olid igasugused e-ained ja e-toit ja ausalt, ma ei saa sellest loogikast väga aru, et kuidas saab üks friikartulid olla väga ajule kahjulikud, aga nii arvatakse. Tõenäoliselt on seal see roll on sama, mis on nutiseadmetel, et iseenesest arvutis või telefonis passimine otseselt ajule kahjulik ei ole ja need friikartulid ka ajule kahjulikud ei ole, aga küsimus on sellest, millest aju puudu jääb. Et me ei anna ajule piisavalt liikumist, kui me liiga palju seal ekraanis passime ja me ei anna ajule kasulikku toitu, sest ta saab energia sellest rämpsust kätte, meil jääb puudu sellest kasulikust massist. Aga see on minu arvamus. Ma hästi palju kasutan oma töös toidulisandeid, tohutult. Ma arvan, et ei lähe ühtegi patsienti vastuvõtult ära, ainult need, kes on näha, et ei ole motiveeritud. Sellist kogu käsitlust saab teha ainult inimesega, kes on motiveeritud, kes ma näen, et on võimeline vastutust võtma, siis me räägime need peensusteni asjad läbi. Kui ei ole, siis pole mõtet, siis kirjutad talle selle kontsertav ära ja antidepressandi ja siis läheb, on ju. Aga kellel vähegi materjali on, kes päriselt tahab ennast aidata, siis me räägime. Nüüd toidulisandites mul on kolmik standard, mis läheb kõigile peale. On omega-3, magneesium ja vitamiin D.
et need on miks, kui ma lihtsustatult ära räägin teaduslikku juttu sisse ajamata, siis omega-3 on see, mis teeb aju tugevaks. Aju on üks rasvakäkk ja see pool tema massist on rasv ja see rasv koosneb suuresti omega-3 ühenditeks, ühelt poolt me tugevdame seda. Teiseks omega-3 on põletikuvastane toime ja nagu ma enne ütlesin, et iga ajutervise probleem kütkeb endas põletikulist reaktsiooni ajus ja sellega me vähendame seda. Magneesium on selleks, et ajurakud omavahel päriselt paremini sükest neurokeemilist ülekannet teostada saaks. See on üks magneesiumi toime, tal on umbes 1000 toimet veel kogu organismis. Nüüd magneesiumi valikul peab olema lihtsalt tähelepanelikult, et patsiendil see magneesium lõppkokkuvõttes seedetraktist imenduks. Et kui on vaja, siis võib kõhulahtistina ka kasutada, aga üldiselt see ei ole ajutervisele mõistlik. Aga magneesium peab seedetraktist imenduma ja ta peab kuidagi aju imenduma. Iga tootja loomulikult ütleb, et nende magneesium on absoluutselt kõige parem ja see äri peabki niimoodi olema, et mis äri sa teed, kui sa ütled, et minu toode ei ole parem kui teistel. Aga häid tooteid on turul palju, lihtsalt need vorminguid, ütleme ajule tänapäeval, mida me ütleme, on 2 sükest vormi magneesium, mis päriselt kohale jõuavad, on glütsinaatvorm või diglütsinaatvorm ja eldrionaat. Et need on 2 sükest ajule suunatud magneesiumit. Aga arvestades, et on ikkagi metallijoon, millel on omad transporterid, üks, ma arvan, igasugune magneesium, mis verre jõuab, lõppkokkuvõttes ajuga jõuab. Aga mõnda jõuab vähem, mõnda jõuab rohkem. Ja vitamiin D väikses koguses samamoodi, niisugust täppistööd, nagu ma patsiendile ütlen, et kui me tagame aju keemilise ülekande ja teeme aju tugevamaks, siis on peentööd ka vaja juurde teha, selleks on vitamiin D ja mõnikord siis B-grupi vitamiinid, mida ma iga kord kasutan. Ja siis on erinevad häirespetsiifilised toidulisandid, mida ma oma igapäevatöös kasutan, rahustavatest mõjutest, L-dianiin, GABA, siit asfaganda on ära kadunud, aga asfaganda on ka, mida ma sageli kasutan. Meeleole, ääretud kurkum, safran, tsink, probiootikumid, ATH, ütleme tänapäeva võib-olla kõige ägedam seltskond. Ma ütlen, vähemalt 50% minu patsientidest, ATH patsientidest on elustiili ravil nii-öelda, kes tarvitavadki toidulisandeid ainult ja mõnikord harva ravimeid. Et nendele klassikalisele lisame tsingi ja mõnikord niisuguse ühendi nagu fosfaditüülseriin, see on üks fosfolipiid, mis toetab prefrontaalses koores neuroplastilisust. Fantastiline lisand, üks 50% päris hea toimega. Ja uneks on igasuguseid kombosid ja und toetavaid toidulisandeid on tohutul hulgal ja mõistlik on tegelikult nendest alustada enne, kui minna ravimite peale, aga mõnikord on ka ravimeid vaja. Et minul niisugune lemmikkombo, millest ma alustan, kui on keerulisem uneprobleem, on magneesium, tsink kvaliteetsed ja melatoniin korraga peale panna. Et nüüd, kes natuke hindadest teab, siis tõenäoliselt see väga odav lõbu ei ole, et imavane karp vist maksab 10 €. Need 3 kokku osta, siis läheb üle 100 kindlasti ühes kuus, kui kvaliteetset osta. Et eks me peame seda ka arvestama. No nii, olete väsinud või? Ma räägin natuke niisugust ravi lähenemistest ka, aga ma ei räägi midagi ravimitest. Et nagu ma enne ütlesin, et kõige tähtsam on see, et see vundament on paigas. See teadlikkus, see bioloogiline vundament, see minapilt, selline sotsiaalsus, need eesmärgid, see peab olema paigas. Ja alles siis võiks kasutada ravimetoodikaid, kui on vaja. Jälle teatud juhtudel vundamendist piisab, väga sageli piisabki. Kui on tulekahju väga kõrge, raske depressioon või ütleme skisofreenia või mingid keerulisemad hädad või väga tugev ärevus, siis me loomulikult peame varem ravima, aga siis me selle vundamendi ladumise peame paralleelselt ravimiga tegema või raviga, kui me tahame edukad olla.
et ei midagi uut, nagu ikka tänapäeval räägitakse personaliseeritud meditsiinist, siis nii ka psühhiaatrias otsitakse igasugused toredaid biomarkereid, tõenäoliselt jäädaksegi otsima, aga midagi on vaja. Nüüd ravimitest, nagu ma ütlesin, ravimite roll, kuidas ma patsiendile ütlen, et miks mulle endale psühhiaatriliste ravimite juures ei meeldi, on antidepressandid või antipsühhootikumid või mis iganes nad on. Kõik on väga toredad, väga efektiivsed, aga mulle meeldib nende nimetus. Ma ei tea, mis tähendab antidepressant, enamus antidepressante me ei kasuta depressiooni ravimiseks. Me kasutame tegelikult ärevuse leevendamiseks ja antipsühhootikumid ka. Nimetused on natuke ebaõnnestunud ja patsientidele natukene võib-olla ka hirmutavad. Mina patsientidele ütlen seda, et ravimid, psühhiaatriline ravim ei ravi sind välja. Täpselt samamoodi nagu insuliin ei ravi diabeeti välja, täpselt samamoodi nagu enalapriil ei ravi vererõhuhaigust välja, ta hoiab organit kontrolli all. Psühhiaatrilised ravimid samamoodi. Millest psühhiaatrilised ravimid erinevad sellest, millist ajupiirkonda nad peamiselt mõjutavad. Ja kui me ravimi valime, siis ma patsiendile ütlen, ma kaardistasin su ajurea, ma näen, et sul on sellesse ajupiirkonda vaja boonust juurde ja siis me leiame selle ravimi, sest see mõjutab sinna. Ükskõik, mis ta nimi on, kas see on antidepressant või nii edasi. Et ma kasutan sellist lähenemist patsientidele selgitamiseks. Ja ma ütlen alati ravimit võimalikult vähe ja võimalikult lühiajaliselt, aga piisavalt, et tasakaal kätte saada. Psühhoteraapiaid kasutame. Nüüd kuhu suunas psühhoteraapia minu arvates on läinud ja kuhu ta läheb võib-olla veel tulevikus edasi, et kui me räägime vanast lähenemisest, siis ütleme, psühhoteraapia ajalugu lähtus negatiivsusel. Ehk siis psühhoanalüütiline teraapia, see põhineb täielikul siuksel traumaatilisel kogemusel või negatiivsetel sündmustel, siis läks väga praktilisse nagu käitumuslikud teraapiad või kognitiivkäitumisteraapia, selle mugandused, dialektiline teraapia, et kuhu ta edaspidi läheb, tõenäoliselt läheb positiivseks psühholoogiaks. Et ajule, kes on erroris, tuleb leida positiivsust. Sest positiivsus on see, mis teda välja aitab. Et just nagu ravimise seisukohast on ülitähtis see positiivne paika saada. Aga eks me näe, et üldiselt psühholoog on koolitatud nagu arste otsima seda negatiivset ja selle üle nämmutama. Et ma aru keeruline on seda kontseptsiooni muuta, aga praegu tundub, et need märgid sinnapoole lähevad. Mida mina igas oma töös kasutan väga palju on neuroteraapiad, erinevaid ajule suunatud teraapiad, nagu mina. Selleks ma olen hakanud aju mõõtma. Ma kasutan ühte sellist tehnoloogiat nagu aju funktsionaalne kaardistamine. Väga lihtsustatus keeles on kvantitatiivne EEG. Siin on ühe patsiendi tulemused. Näitab erinevate ajupiirkondade aktiivsust. Alumised jooned näitavad erinevate närvivõrgustike sihukest sidusust, kui jäigalt või vähem jäigalt erinevad ajupiirkonnad töötavad ja sellest johtuvalt ma teen siis sageli raviotsuseid. On eripärasid siin, millel ravim mõjub, on asju, millel ravim ei mõju ja siis ma leian sealt sobivad siuksed metoodikad. Et see on see, mida ma olen viimase aasta jooksul jõudsalt hakanud igapäevaselt tegema. Loomulikult pole odav lõbu, patsient peab sellest maksma, aga ma ütleks, et saab väga palju. Nüüd ravimetoodikatest, mulle väga meeldivad ajustimulatsiooniseadmed, et tõenäoliselt elektriline stimulatsioon vähemalt paljudel teil oma keskustes on olemas, fantastiline metoodika, fantastiliselt lihtne, kõigile loomulikult ei sobi ja alati, kui me kasutame seda, siis me peame lihtsalt teadma, mida me saavutada tahame. Aga lihtne ja teatud patsientile väga tõhus. Mida ma oma keskuses väga palju kasutan, on magnetstimulatsioon, mis on natuke keerulisem seade, nõuab väga põhjalikku väljaõpet, aga mille eelis on see, et me saame väga tugevalt ja väga kitsalt mingit konkreetset ajupiirkonda mõjutada.
Siis üks uuem lähenemine, mida ütleme meditsiinikeskustes Eestis mujal ei tehta kui meie juures, aga sellist biofeedbacki mõnes heaolukeskuses või kuidas neid nimetatakse, tehakse. Neurofeedback on tehnika, kus me mõõdame selle aju aktiivsuse ära ja siis hakkame aju treenima vastavalt sellele markeril. Igavesti äge tehnoloogia, näiteks Ameerikas kasutatakse peamiselt närvisüsteemi arenguliste eripäradele suunatud keskustes, sõltuvusravikeskustes suhteliselt regulaarselt ja efektiivselt. Et igavesti äge metoodika. Psühhoteraapiates me kasutame väga palju traumaatilise kogemuse nii-öelda mahasurumiseks, kui on vaja, et sellega rahu teha, sellist metoodikat nagu EMDR, mis põhineb sellisel sensoorsel aktivatsioonil ajule, millega me tegelikult lihtsustades õlitame erinevad ajupiirkonnad ära, paneme ajupiirkonnad paremini tööle ja siis terapeut käsitleb traumaatilist kogemust. Vot, ja need teraapia valikud ma sageli teen sellisel ajupildil, et kui nüüd nagu vaadata sellele ajupildile otsa, ma ei hakka selle peenusest nii lahti ütlema, kui mina vaatan selle otsa, ma ütlen, see on ATH patsient. Tal on täpselt need aktiivsuse muutused, madalat aktiivsust liiga palju frontaalsagaras, teeta-alfa sagedust liiga palju, seda tähendab seda, et frontaalsagara on liiga vähe aktiivne, tal on närvivõrgustike probleemid nagu autistlikul ajul tavapäraselt, et mõned närvivõrgustikud on liiga jäigad, mõned liiga lõdvad ja see tekitab ajus teatud sellise rigiidse toimimise ja vastavalt sellele leiule ma siis patsienti käsitlema hakkan. Nii. Mõned lõppu, mõned lihtsalt ülekäimiseks, mõned võib-olla praktilisemad nõudid, mida koju võtta, et lubasin natuke taimedest rääkida või toidulisanditest natuke rääkisin. Tegelikult on meil väga efektiivseid ajutervist mõjutavaid lahendusi, safran üliefektiivne, asfaganda on väga hea ärevuse leevendaja ja ütleme reaktiivset laadi depressiivsete seisundi korral, mis on tegelikult valdav enamus, võiks olla üks koos safraniga üks esimesi valikuid. Naistepuna kohta meil on kõige rohkem teaduslikku evidentsi juba aastakümneid. Naistepuna kasutamisel tuleb ainult ettevaatlik olla selles, et annab väga palju koostoimed ravimitega. Et üldiselt tegelikult need teadusuuringud on üsna palju lubavad. Välja toodud ka sellised soovituslikud annused erinevates ravijuhistes. Igapäevast kasutame neid suhteliselt vähem, psühhiaatrid kasutavad, aga tegelikult on nad ülimõistlikud lahendused, sest erinevalt psühhiaatrilistest ravimitest ühtegi tõsist kõrvaltoimet nad ei tekita ja mina igapäevaselt, kui on vaja midagi juurde lisada, siis ma ütlen inimesele, et lõpetan nüüd ära, välja arvatud siis, kui naistepunad kasutab ja antidepressanti on vaja. Aga ajutegevust tugevdavad, toetava metoodikana jätta toidulisandid või mingid muud lähenemised ja kui on vaja, siis lühiajaliselt ravimi juurde. Vot, ja siit mõned praktilised slaidid siia lõppu ka võib-olla meeleoluhäirete ja ärevushäirete kitsamaks käsitlemiseks. Ma hakkan need ette lugema, et need on seal slaididena teil ka välja loetud. Et siit võib-olla, et ma ei oleks ainult, ma tegelikult kasutan ravimeid ka igapäevatöös ikka suhteliselt palju. Siin lihtsalt ravimid minu pingereas hakkavad siit 8. kohast. On ravimid ja need muud ajuteraapiad. Et esimesed asjad peaks olema need. Vot. Ja ütleme,
kogu selle keerulise, no ütleme, patsiendi kaardistamise ja patsiendiga nõupidamise lõpus tavatsen ma patsiendile alati lahkumisel öelda, et kõik, mis me rääkisime, on tähtis. Mõtle need asjad läbi, aga kõige tähtsam on see, et sa elad normaalset elu. Et kui sa jääd kinni oma nendesse harjumustesse, mõtled kogu aeg, kuidas parandada, kui sa mõtled kogu oma tervise peale, ega sa siis ei parane. Et normaalset elu tuleb ka elada. Et see on see, mida meie patsiendid sageli kipuvad ära unustama.